Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios, Ring FMis, Ruut FMis, Kuressaare Pere raadios. Meid saab kuulata igal pühapäeva hommikul kell 11 ja siis õhtul jälle kell 9 ja siis muidugi internetist siis, kui süda lustib. Ja oleme täna stuudios jälle kahekesi Stammid Mart ja Martin Helme. Võtame lõppeva nädala teemad kokku. Meil siis sai vahefiniši valitsus, nii-öelda valitsuskriis ja üldiselt minu meelest juba kohe paljastus bluff. Me räägime siis sellest, miks ja mida ja mida oodata on. Ja sellega seoses on läbi viidud küsitlus, mis näitab, et rekordarv inimesi Eestis arvab, et tegelikult oleks vaja uusi valimisi. Eestis põhiseadus nimetab neid erakorralisteks valimisteks aga ütleme siis varajasemad valimised või enne tähtaegsed valimised oleks minu meelest tegelikult sobilikum öelda. Võtame teise teemana Läti siin Eesti peavoolumeedia on tegelenud tõsise sellise ajaloo kujundamisega 5 aastat koroona eriolukorrast ja kogu selle tagasivaate mõte minu meelest on võimalikult palju võltsida seda, mis tol ajal toimus selle jaoks, et pesta puhtaks Reformierakonda ja teha süüdlaseks EKRE-t, et me tuletame natuke meelde asjaosalistena ja asja sees olnud inimestena, mis siis oli ja mis tegelikult olemata oli. Ja kolmas plokk on meil Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika, see, kuidas meie siis jälle meie need läbikukkunud peavooluparteilased ja poliitikud räägivad, kuidas nüüd hakkab Euroopa Liit tegema endale oma sõjaväge ja selle jaoks on muidugi vaja eestlastelt viimasedki rahad kokku korjata. Mis seal toimub ja millele me silma peal peame hoidma, sellest räägime. Aga valitsuskriis, valitsuskriis üldiselt üsna kiiresti lahenes. Kuskil Reformierakonna tagatoas oli võetud vastu otsus, et sotsidest tuleb lahti saada. Delfi, Postimees ja ERR said jutupunktid kätte. Jutupunkte korrutati peaaegu, et ühesuguses sõnastuses mõned päevad järjest. Väga ilusti oli näha, kuidas stardipauk oli antud ja hakkasid ajalehes artiklid ilmuma, kuidas nii ei saa ja see on halb ja ikkagi liiga palju bürokraatiat ja halvad maksuid ettepanekud ja kõik väljaanded rääkisid ju sisuliselt, minu meelest ma ütlen, lause ehitus oli ka sarnane, et see kõik tulnud Reformierakonna peakontorist ja meie nii-öelda vaba meedia siis lihtsalt oli selleks ruuporiks, kus seda ajupesu teha. Ei, meil on niisugune asi nagu Stratcom, strateegiline kommunikatsioon ja see Stratcom töötab puhtalt Reformierakonna huvides, eks ta on mehitatudki Reformierakonna meelsetest inimestest, kellelgi ei ole ju mingit kahtlust sellest, missugust erakonda ja liini toetab näiteks Raul Rebane, eks ole. Ja see Stratcom ei ole ka nüüd niisugune, et ta on natukene hajus, et sinna haaratakse erinevaid inimesi, aga Ilmar Raag, mis asi on parempoolsed, kuhu kuulub Ilmar Raag?
See on ju sisuliselt Reformierakonna kloon, mis peab järjekordse silmamoonduse tekitama Eesti poliitika maastikul. Et noh, viskame nüüd Eesti 200 kui täiesti ära kasutatud, ära lörtsitud asja üle parda, aga parempoolsed tuleb siis asemele uus jõud, värske jõud, kriitilise vaatega, värske vaatega. No. Kusjuures märkimisväärne on see, et kui siin selle nii-öelda valitsuskriisi kajastamine meedias oli, siis kõige rohkem ja kõige pikemalt ja kõige nähtavamalt sai sõna olematu sünteetiline projektipartei parempoolsed. Et ma vaatan, AK-s kommenteerib Lavly Perling, eks ole, kes on süvariiklastest sügavam süvariiklane, endine peaprokurör, kes siis sel ajal peaprokurör oli, kui meil siin suured rahapesud toimusid ja kes nüüd töötab küll Ukrainas projektidega ja küll Moldovas õigusriigi projektidega ja noh. No see on see sama USAID nende rahadega, mis on nüüd Trumpi poolt ju täiesti kinni pigistatud ja no seal ikkagi maja põleb neil. No seal nad ikka niutsuvad, kui kaamerad kinni keerata, siis nad niutsuvad, kuidas ei tea, kust see raha asendada, mille najal nad on väga ilusti ära elanud siin viimasel ajal ja noh, tegelenud siis ühiskondliku manipulatsiooniga, aga noh, täpselt sama funktsiooni täidab kui Eesti 200. Eesti 200 poolt öeldi ju ennem valimisi välja, et nende eesmärk poliitikas on toetada Reformierakonna nii-öelda poliitikaid. Ja seda nad on teinud ja selle kõik, mis vaja on nad ära teinud ja ära aetud hobused lastakse maha. See, et nad praegu valitsusse alles jäid, noh, ei muuda mitte midagi. Noh, nende seis on nii kehva, et neil puudub võimalus plõksida. Ja sotsid vastupidi olid läinud maru õhku täis, eks ole, neil oli aknaaluste kaudu oli neil siis fraktsiooni suurus kasvanud, aga... No, ametlikult fraktsioon ei saa kasvada. Seadus on niisugune, et fraktsioon on ikkagi see, mis Riigikokku valitakse. Fraktsioon võib väheneda, nagu meie puhul, kui me viskasime siin välja reetureid ja need läksid akna alla. Fraktsioon võib väheneda, aga fraktsioon ei saa ametlikult kasvada, tõsi küll, nii nagu Isamaale on liitunud seal nüüd endised keskerakondlased. No meie omad ka endised. Ja mõned meie endised, jah, et nad hääletavad küll koos mõne teise fraktsiooniga, aga ametlikult fraktsiooni liikmete arv tegelikult kasvada ei saa. Ja, nii et EKRE on jätkuvalt kõige suurem opositsioonierakond fraktsiooni mõistes Riigikogus, et meie liikmeid on 11 ja noh, valituks sai 17 EKRE liiget valimistel. Kalle Grünthal läks ise ära, siis kui tal kriminaalasi alustati, aga Kalle hääletab koos meiega ja siis 5 inimest läks meil ära siis eelmise aasta suvel. Aga sotsid ikkagi arvestavad 14 häälega Riigikogus ja selle 14 hääle pealt olid nad maru tuusa täis. Nad isegi ju esitasid siin vahepeal nõudmise, et teiseks suurim koalitsioonierakond saab tavaliselt ju spiikri koha. Et esimeseks suurim saab peaministri koha ja teiseks suurim koalitsioonipartei saab siis spiikri koha või Riigikogu juhatuse esimehe koha. Ja kuna ju algselt siis sai selle Eesti 200 ja Eesti 200 spiikriks on olnud siis Hussar, kõigi aegade kõige halvem, ja ma ei ütle mitte kehvem, vaid kõige halvem Riigikogu esimees, kes meil kunagi on olnud. Ja neid on kehvasid olnud ennem ka, on Hussar. See, mismoodi tema on ära hävitanud parlamentaarse demokraatia, parlamentaarsed head tavad, kombed, nii-öelda rituaalsed sellised liigutused, mida parlamendis on siiski vaja selle jaoks, et kõigile jääks nägu. See on olnud nii madal, mismoodi tema Riigikogu on juhtinud. No jaa, aga siin me näeme jällegi seda, mismoodi nad on Reformierakonna käpikudega, siis Hussar ei mõtle ise mitte midagi välja. Tema tarkmees taskus kõrva taga, kes tegelikult kõik need sigadused on lansseerinud, on Toomas Kivimägi, esimene aseesimees Reformierakondle. Jaa, no Hussari lahendus on leida lahendus. Nii et selles mõttes tema ei, aga ta on ka inimestega halb, et Riigikogu kantselei on jooksnud ju inimestest tühjaks, et seal on kaadrivooravus väga suureks läinud, mitte sellepärast, et palgad oleks nii kohutavalt halvad või töötingimused teab mis halvad, aga lihtsalt see, mismoodi Riigikogus surutakse asju läbi, on üle, piltlikult öeldes üle laipade. Aga tuleme tagasi koalitsiooni asja juurde, et see otsus, et nüüd on vaja Reformierakonnas võeti vastu otsus, et nüüd on vaja
pool aastat ennem kohalikke valimisi oma protsenti parandada. See tehti neil ja noh sihikule ja nad tükk aega kaalusid, et kelle nad siis üle parda viskavad ja toimus tohutu selline võidujooks, et sotsid käisid lobeerimas Reformierakonda, et viskame nüüd Eesti 200 üle parda, et nad on nii niisugune ballast, poliitiline ballast ja Eesti 200 käis ähvardamas ja nõudmas, et tuleb sotsid üle parda visata. Ja lõpuks otsustati Reformierakonnas, et Eesti 200 on vähem pretensioonikas seltskond ja vähem poliitiliselt kogenud seltskond ja nendega on lihtsam koos asju ajada. Nii et visati sotsid üle parda ja see toimus üsna kiiresti ja ma ütleksin, et ma ei ole kunagi elus näinud Eestis nii naeruväärseid põhjendusi. Et mingisugune, mis see kanade regulatsioon oli, mille ajendil siis... No jah, et see õnnetu Hartmann, kes muidugi ei saanud ka aru, millega ta üldse tegeleb, tekitab juurde bürokraatiat. Euroopa Liidus juurde tekitada bürokraatiat, kas see on patt või? See on ju teretulnud asi. No ja näidake mulle mõni ministeerium, mis ei tekita. Näidake mulle mõni Reformierakonna minister, kes ei tekita juurde bürokraatiat. Iga jumala päev tekitab. See on nii piinlikult hõre põhjendus, kui üldse olla saab. Tegelik põhjendus, ma arvan, me kõik saame aru, tegelik põhjendus on ikkagi 2,6 miljardit tuuliku raha, mida blokeerisid sotsid ja millega nüüd sotsid on läinud. Ja kohe nägime, sotsid blokeerisid teisi asju ka, ega see jutt ju vastab tõele. Nii kui sotsid lendasid valitsusest, nii tuli uudis meile, et nüüd saab Justiitsministeerium läheb edasi siis Hollandi ja Rootsi vangidele Eesti vanglates kohtade rentimisega. Et siis Eesti on siis see prügimägi, kuhu Hollandi ja Rootsi moslemi terroristid ja muud sellised tüübid pannakse meie vanglatesse, meil on vanglates ruumi üle, seal on ruumi puudu ja meie siis teenime selle pealt mingid sandikopikaid ja võtame enda riiki siis moslemi terroriste ja muidu õudseid inimesi. Et see oli ka sotside taga ilmselt seisis, nüüd saab rõõmsalt edasi minna, aga põhiliselt ikkagi raha pärast kakeldi. Jaa, aga ega siis ma ei usu, et see nüüd väga tõstab selle Reformierakonna populaarsust, sest et kurss jääb ju täiesti ära vahetamiseni samaks. Ja lihtsalt jah, mina ütleks, et Läänemets puhus pilli lõhki. Ta läks ikkagi nii sotti täis, et siin ei olnud tal endale enam arupidamist, kus maal tegelikult tuleks tagasi tõmmata. Ja selle tulemus oligi see, et tema kujutas ette, et nemad on nii kõvad tegijad, et nemad võivad igal pool pidurit tõmmata ja kui nemad ei saa seda, mida nemad nõuavad, nagu näiteks maismaa tuuleparkide raha ja selle raha suurendamist, siis nad blokeerivad ära ka igasugused muud asjad. Ja põhimõtteliselt mingil hetkel tehtigi selgeks, et hästi. Kui te blokeerite, ega siis parlamentaarne matemaatika on väga lihtne. See on 101 ja 101 piiris arvutamist. See on juba esimese paari klassi tasemel võimalik kokku arvata, kui palju on liita ja lahutada igasuguseid numbreid 101 piires. Ja 101 piires arvutati ära, et meil on 52 kohta, Eesti 200 kahe peale. Plus 2-ga arvestatakse, tegelikult arvestatakse Möldri häälega, tegelikult arvestatakse Leo Kunnase häälega, tegelikult arvestatakse ka Enn Eesmaa häälega, nii et plus 3-ga juba arvestatakse. Nii et tegelikult see 52 on petlik. Ühesõnaga, see matemaatika tehti ära, seda ma tahtsingi öelda. Ja siis leiti, et aga siis ongi kõik. Eesti 200-le on nüüd täiesti selge, et nii kui nad piuksatavad, nii visatakse nad välja ja võetakse Isamaa või võetakse uuesti sotsid või eks loll on see, eks põhjendusi ei leia. Mina jälle vaatasin seda asja ja pisut olen hämmingus, et ma sain aru, et plaan oli ja soov oli, valitsust on vaja remontida, valitsuse remont tavaliselt toob kaasa siiski kas või lühiajalise sellise populaarsuse ülespõrke, mida ma arvan, et siit võetakse väga väike ülespõrge välja, aga mingi põrge tuleb, see on siuke surnud kassi põrge, et ega ta kaua ei kesta, aga see on Reformierakonnal, Eesti 200 küll. Ei, nendele ei põrka isegi surnud kassi, aga see ajastus mind mõnes mõttes natukene paneb kukalt kratsima, et kuna see ajastus oli ju selgelt nende enda valitud, Reformierakond ise otsustas, et nüüd teeme, siis 2 nädala pärast on meil Riigikogu juhatuse valimised. 2 nädala pärast siis märtsi viimasel nädalal on meil ka põhiseaduse lõpphääletus Riigikogus. Et kui nad oleksid tahtnud kindla peale mängida
ja põhiseaduse hääletuse ära teha ja Hussarile ja Kivimäele ilusti ülekattega hääled kokku saada Riigikogu juhatuse valimis, siis nad oleks 2 nädalat oodanud ja siis pannud kanade regulatsiooni laua peale ja ma ei tea, mingid muud asjad. Need kõik asjad oleks rahumeeli saanud 2 nädalat oodata. Et see, et nad tegid nüüd selle lükke kohe praegu ära, tekitab minus küsimuse, et siin on kuskil on mingisugune argument, mida me veel näinud ei ole ja mina ise arvan, olles ikkagi neid näinud, kui labaselt ripatslik on Eesti valitsus välismaiste jõudude ees, et see signaal tuli välismaalt, et see on ikkagi kuskilt on antud meile üsna selge ja sirge suunis midagi muuta, midagi ümber teha ja sest et praegu on põhiseadusega on asi niimoodi, et sotsid olid masseerimisfaasis, et sotsid olid peaaegu nõus, et nad toetavad ja eriti kui neil oleks olnud kogu aeg ähvardus kuklas, et muidu lendate valitsusest välja, sotsid olid peaaegu nõus, et nad teevad selle põhiseaduses omapoolse järeleandmise ja nõustuvad, et ka hallipassi mehed lähevad põhiseadusest välja või ütleme siis hallipassi meestel võetakse põhiseaduse järgi kohalikel valimistel hääletusõigus ära, aga seda tehakse nii-öelda ülemineku klausliga ehk hallipassimehed seekord saavad veel hääletada ja siis järgmistel kordadele mitte enam. Et teiste riikide kodanikud, Vene kodanikud, Austraalia kodanikud, Norra, Šveitsi ja kõik muud kolmandate riikide kodanikud, nendelt läheb kohe valimisõigus ära, aga siis mitte kodanikelt ehk hallipassi omadelt. Seekord sügisel nad saavad veel hääletada, et see oli see kompromiss ja selle kompromissiga olime meie ka nõus, meie põhiülesanne, meie põhieesmärk on saada võõrriikide kodanikud ja mittekodanikud põhiseadusest hääletusõigusest välja ja kui selle sinna välja jõudmiseks on vaja teha see mööndus, et see toimub jupi haaval või järk-järgult, siis me oleme sellega rõõmsalt nõus, me saame oma tahtmise. Sotsid ei olnud sellega rõõmsalt nõus, aga nad olid valmis seda peaaegu toetama. Nüüd nad visati välja valitsuses, nad on hirmus viha täis, nad on hirmus õelad ja nüüd nad ütlesid selge sõnaga, nemad sellele hääletavad vastu. Mina tahaks küll panna südamele nüüd meie raadiosaate kuulajatel, mina ei ole sotside valija ega ei ole ka kohanud väga palju sotside valijaid, aga neid kusagil ju peab olema ja äkki neid kuulab isegi raadiot. Et mina tahaksin küll, et need sotside valijad just läheksid ja koputaksid südamele. Näiteks Madis Kallasele Saaremaal või Anti Allasele Võrumaal või Reili Rannale Hiiumaal või näiteks Helmen Kütile Viljandis. Nad on kõik kohaliku omavalitsuse taustaga poliitikud sotside fraktsioonis. Nad on oma hääled saanud kõik sellest, et nad on tuntud kohalikud poliitikud olnud. Küll Võrus, küll Kuressaares, küll Hiiumaal, küll Viljandis. Ja need on poliitikud, kes on nüüd 23. aasta valimistest alates kõigepealt hääletanud ja toetanud oma häälega homoabielusid, siis hääletanud ja toetanud oma häälega kõiki maksutõuse, kaasa arvatud automaksu ja nüüd siis lähevad ja plaanivad hääletada oma häälega vastu põhiseaduse muudatusele, mis viskab Vene kodanikud ja mittekodanikud põhiseaduses kohalikel valimistel hääletajate hulgast välja. Et ma tahaks küll näha, millise näoga nad lähevad siis oktoobrikuus küsima Võrus või Kuressaares või Viljandis või Hiiumaal üheltki valijalt toetust. Et minu meelest peaks valijad neile nagu ikkagi tegema üleskutse see hullus seekord jätta tegemata. Aga ma ei ole kindel, et nad nii enese alalhoiu instinkt neil säilinud on. Ei tea ju, mida siin nüüd süvariigi skeemimeistrid kokku joonistavad. Sellepärast, et kui me vaatame kohalike valimisi, siis ikkagi ju praegu paanikanoot on juba õhus. See paanikanoot on see, et ikka kui venelased annavad oma hääled jälle uuesti Keskerakonnale ja nagu küsitlused näitavad niivõrd, kuivõrd neid uskuda võib, et Keskerakond on praktiliselt Eesti valija toetuse kaotanud, aga Vene valija on selle eest konsolideerunud. Et Vene valija on Kõlvarti ja Keskerakonna selja taga ja see tähendab seda, et kuna Tallinnas on, ütleme, laias laastus pool inimestest on venekeelsed ja me ei tea nüüd, kui palju on lisandunud vahepeal neid niinimetatud Ukraina põgenikke, kes ka võivad siin valimistel osaleda. Ma ei oska öelda, kui palju neid võib olla. Seekord on neid vähes, nad ei ole alalised veel, alalised elanikud. Aga kindlasti neid on mõnedki head tuhanded, mis võib olla lõpuks see kaalukeel. Et need annavad ju oma hääle kõik Kõlvartile ja Keskerakonnale, mis tähendab seda, et nad teevad ikkagi Tallinnas parima tulemuse. Ja seda näitavad kõik küsitlused. Ja teeme oma tulemuse ka meie
ja siis ongi praegu juba hiilitakse ikkagi siis seinaääri mööda ja sussa-vussa, et kuulge, et aga no vaatame, et äkki teeme pärast Tallinnas linnavalitsuse kahekesi aga no vaatame, võib-olla peame kolmanda ka veel võtma, aga no, et põhimõtteliselt linnavalitsuse tegemise plaane peab juba Keskerakond. Ja see on loomulikult... Aga need, kes täna on võimul, ka need, kes täna on Tallinnas võimul, ju ega kui neil hääled kokku ei tule, siis nad on valmis ja võimelised meiega jälle rääkima. Ega no muidu me ei kõlba kuhugi, muidu me oleme valitsuskõlbmatud ja muidu me aga nüüd ma ütleksin nendele kõikidele nendele nii-öelda valgetele jõududele, eriti reformikatele, kes on meid siin sõimanud Kremli käsilasteks ja Putini jutupunktide vestjateks, kes tegid meile häbi selle eest, et me tegime Narvas oma nimekirja eelmistel kohalikel valimistel ja et me oleme oma pereväärtuste teemal ja immigratsioonivastaste sõnumitega ka pöördunud mitte Eesti valijate poole, et see on nii häbiväärne asi. Ja mida sellega saavutati? Et ükski teine erakond ei tegele Vene valijaga peale Keskerakonna. Palju õnne teile siis nüüd, kõik Vene valijad on, neil on ainult üks poliitiline väljund, see on Keskerakond, sest keegi teine ei saa isegi Vene valija poole pöörduda, sest siis sa saad kohe endale kaela süüdistuse sellest, kuidas sa poed Vene valija ees. Et muidugi me paneme seekord ka jälle Narvas nimekirja välja, muidugi loomulikult me lähme teeme ka kampaaniat seekord, nii Kohtla-Järvel kui Lasnamäel, aga eelmine kord meid selle eest ju sõna otseses mõttes sõimati, et vot millised renegaadid me oleme. Et ja mis on selle tulemus? Tulemus on see, et Keskerakond võidab jälle Tallinnas valimised, Narvas võidab jälle valimised. No ma soovitan Jaak Madissonil minna Narva rääkima sellest, kuidas EKRE on Putini käsilased. Palju õnne sulle, Jaak, selles väga missionaarses töös. Yeah. Aga mis puutub nüüd ikkagi laiemasse pilti ja mitte ainult kohalikesse omavalitsustesse, siis mul on küll selline tunne, et siin see ei ole Eesti süvariik, vaid Eesti süvariigile antakse siin praegu teatud jutupunkte jälle ette, et kuna maailmas valitseb nii suur segadus ja ei ole selge, missuguseks lõpuks kujuneb Euroopa ja Ameerika vahekord. Ei ole selge, missuguseks kujuneb Ameerika ja Venemaa vahekord. Missugust rolli hakkab selles mängima Euroopa ja kuivõrd ikkagi ameeriklased seda mängu koos eurooplastega mängivad, siis nüüd püütakse säilitada kontrolli siinse sisepoliitilise mängu üle, kuna on kaotanud täielikult rahvatoetuse ja me võime öelda täielikult on kaotanud rahvatoetuse, seda näitavad jälle küsitlused, kui me neid usaldame, et alla 20% kokku Eesti 200 ja Reformierakond omavad rahvatoetust, alla 20%. No ma mäletan, kui meil oli siin 20% ja rohkem toetus, kuhu poole me liigume muide praegu ju kenasti uuesti. Siis kuidas meie vaenlased rääkisid, aga 80% teid ei toeta ju. No okei, 80% ei toeta. Nüüd rohkem kui 80% valged jõud ja propagandistid ja EKRE vihkajad ei toeta rahvas Reformierakonda ja tema satelliiti Eesti 200. Ei toeta, üle 80% ei toeta. Mis me siis nüüd teeme? Ja mis me siis nüüd teeme? Kurssi nad muuta ei kavatse. Me andsime sellel nädalal üle. Tuli meile jutt, et sotsid olid süüdi maksutõusudes. Ei. Michal ütles ilusti kolmapäevases infotunnis, kui Läänemets talle seal juba sisse sõitis, nemad on üleöö, on saanud Saulustest Paulused, nemad on nüüd nii kriitilised valitsuse suhtes, et nad alles üleeile olid valitsuse liikmed, aga kõik on see valitsus valesti. Rahanduspoliitika teevad nad nüüd jälle korda. Mis sest, et kogu aeg rahandusministeerium on nende käes. Ja siis Läänemets seal midagi seal õiendas Michaliga. Michal ütles, et ei, kallis Lauri, makse me tõstsime ikka kõik koos ja täpselt nii ongi. Nii Lauri kui Kristen, kui kõik te olete makse kõik koos tõstnud ja nüüd nad viskasid sotsid üle parda, hakkavad rääkima, kuidas sotsid olid need, kes makse tahtsid. Ei, makse te tahtsite kõik koos. See oli Mart Võrklaev, see oli Jürgen Ligi, kes meile tõi kõik maksud parlamenti, see oli Anneli Akkermann, kes on rahanduskomisjoni juht, kes kõiki neid makse kaitses ja menetles. Teie olete need maksud teinud koos, kõik koos ja meie andsime sisse sellel nädalal 6 eelnõud, mis kas kaotavad ära, näiteks automaksu või selle nii-öelda julgeolekumaksu või alandavad tagasi sinna, kus oli enne maksurallit maksud, nii aktsiisid kui käibemaksud kui tulumaksud. Ja palun, uus nii-öelda parempoolne valitsus, kohe menetlusse, kohe poolt hääled, teeme ära, enam ei ole ju sotse, kes teid segavad, see on ju täielik bluff, see on ju loll jutt, mida jälle aetakse, mingeid maksulangetusi ei tule.
heal juhul tuleb siis selle nii-öelda julgeolekumaks, mida meile müüdi siis, kui raha kätte oli vaja saada, siis kõigile koputati südamele, et see on ikkagi julgeoleku jaoks ja te ju ei ole niisugused putinistid, et ei ole valmis Eesti julgeolekut oma rahakotiga toetama. Nüüd seda sama julgeolekumaksu siis reklaamitakse, et me hakkame teie tulu maksustamist vähendama, teile jääb rohkem raha kätte. No see on nii vastikult libe ja valelik propaganda, aga mingeid maksulangetusi ei tule, see on ju selge, noh. No ja mulle mõte ja jutt natuke jäi pooleli, et süvariik kavatseb nüüd teha vangerduse. Ma arvan, see vangerdus tuleb suvel. Ja suvel tuleb vangerdus niisugune, et mängitaksegi ümber koalitsioon uuesti. Koalitsioonis loomulikult saavad olema Reformierakond, sest selles koosseisus teistmoodi ei ole võimalik, aga koalitsiooni läheb Isamaa. Ja võib-olla juhtub mingisugune niisugune ime, et Isamaa saab isegi peaministri koha. Et just nagu näidata Eesti rahvale, kuidas nüüd riigimees hakkab riiki juhtima. No palju õnne muidugi neile sellepärast, et siis saab väga ruttu selgeks, et ei Isamaast ega Reinsalust ei ole mingisugust kursimuutjat, mitte mingisuguseid maksude tagasikeerajaid, mitte mingisuguseid julgeoleku kindlustajaid. Nad on täpselt samasugused peavoolukad, nagu on Reformierakond ja kõik need teised. Aga mingisuguseid silmamoondusi on vaja teha ja inimestele puru silma ajada ja ma arvan, et seda püütaksegi teha, sest ma ei usu, et erakorraliste valimisteni lastakse asjal minna. No erakorraliste valimiste jutupunkt on jälle kuskilt on ette söödetud. Nüüd 2023. aasta sügisel oktoobris hakkasime meie rääkima erakorraliste valimiste vajadusest. Siis oli selge, et meil on Riigikogus koosseis, mis hävitab põhiseaduslikku korda, parlamentaarset demokraatiat, viib ellu poliitikat, millele puudub igasugune mandaat, valimistel saadud mandaat, et selle Riigikogu koosseisuga me oleme hävingukursil. 2023. aasta sügisel oli see selge ja siis ma tegin ettepaneku, pöördusin erakonnajuhtide poole, pöördusin presidendi poole, tegime tööplaani, kuidas riigi eelarve nii-öelda kinnihoidmisega saab esile kutsuda erakorralised valimised. Siis kõik süüdistasid meid selles, kuidas see on demokraatia hävitamine ja parlamentarismi rikkumine. See, kui me läheme uuesti valijate poole pöördume, see on parlamentarismi ja demokraatia hävitamine, kujutad ette. Aga nüüd on järsku, kõik on erakorraliste valimiste jutu rääkijad. Nüüd räägivad seda isamaalased, nüüd räägivad seda keskerakondlased, nüüd räägivad seda ajakirjanikud. Kuskilt on tulnud selline valgustuslik ühine arusaamine, et vaja on erakorralisi. Loomulikult 2 käega, mina toetan ka erakorralisi valimisi, meil on vaja erakorralisi valimisi või enne tähtaegseid valimisi. Aga neid oli meil vaja juba 1,5 aastat tagasi. Selles mõttes jälle on kõik õpikurvi taga. Jälle meie olime kõigist teistest varem aru saanud, mis on viga ja mis on lahendus. Ei, aga siin on ju jällegi süvariigi näpunäited, sellepärast, et kuna see idee on populaarne, kuna rahvas sooviks erakorralisi, siis kes on nüüd selle eestkõnelejaks ette lükatud? Urmas Reinsalu, justkui tema oleks see maaletooja ja selle ellu viia. Ei ole ta selle maaletooja, ei ole ta selle ellu viia. Aga mäng käibki sellega. Ja see võib olla nüüd ka see mehhanism valitsuse ümberkujundamisel, et isamaalased on ju öelnud selgelt, ei, sinna valitsusse, Reformierakonnaga ühte valitsusse me ei lähe. Ei, me läheme küll, kui me midagi ära saame teha. Ära saame teha siis, kui nad saavad peaministri koha. Ja see võibki olla see mäng, et Reformierakond annab nii-öelda teatepulga üle, ütleb, et hästi, näidake siis, kuidas te teete. Samal ajal teades väga hästi, et nad panevad igal pool jalga taha, ei lase midagi teha. Lasevad õhu välja nende populaarsusest. Ja lasevad Isamaal õhu välja ja tegelikult ühesõnaga hoiavad seda olukorda, mis Eestis on ja mis on süvariigi kontrolli all, aga nagu ma olen ka varasemates saatetes korduvalt öelnud, intriige ja infooperatsioone oskab see süvariik suurepäraselt teha. Aga riiki juhtida ei oska. Ja kuna nemad on juhtinud riiki juba viimased 20 aastat, siis ongi meil see olukord, kus Eesti on saamas läbi kukkunud riigiks. Üks viis erakorralised esile kutsuda on riigieelarve mitte vastuvõtmise kaudu. Sellisel juhul toimuvad meil valimised umbes aasta pärast. Ja ekslik on arusaamine, et erakorralised valimised tähendavad seda, et siis tulevad korralised valimised vana graafiku järgi. Ei tule. Erakorralised valimised tähendavad seda, et see järgmine Riigikogu koosseis siis on enam 3,5 aastat, ehk siis järgmine Riigikogu koosseis on 3 aastat pluss nii palju, kui jääb märtsi 1. pühapäevani. Nii et siis nii-öelda märtsi 1. pühapäev on see, kus meil alati korraliselt toimuvad, kui meil valimised toimuvad, erakorraliselt toimuvad näiteks sügis,
sügisel siis 3 aastat pluss pool veel. Nii et aga teine viis, kuidas erakorralised esile kutsuda, on valitsuste vahetamisega. Kui 3 korda kukub läbi valitsuse moodustamise katse, siis toimuvad erakorralised. Aga see võibki olla, millega Isamaale mängitakse kätte see peaministri koht. Nii et Reinsalul õnnestub, aga Michalil enam ei õnnestu või kellelgi kolmaldal. Ei no ka kujutame ette, et meil on Riigikogus nüüd niimoodi, et kukub Michali valitsus, tehakse uus katse, enam ei saa vähemusvalitsust kokku, ei saa midagi enam kokku. Ja siis president teeb kellelegi ettepaneku, see ei saa kokku. Siis tuleb Riigikogust endast pakutakse välja peaministri kandidaat. No kuule, nad panevad ükskõik kelle, kas või minu või sinu peaministriks, peaasi, et nad ei peaks minema tootvale tööle, sest pool tänast Riigikogu koosseisu ju läheb endale uusi väljakutseid otsima. Ja selle poolt ei hääleta, nad enne, ma ütlen veel kord, hääletavad sinu kui peaministri kandidaadi poolt, aga mitte selle poolt, et valitsus kokku variseks. Siinkohal ma ütlen tootva töö kohta niimoodi, et tootvat tööd enam väga ei ole ja ei ole ka enam neid magusaid palakesi, mis USAID-i abiga kuskil nendes sadades ja sadades MTÜ-des, mis ameeriklaste rahaga siin püsti hoiti ja mis pidid meie ajusid pesema, ühesõnaga, kuhu värvati inimesi ja kus neile soojad maandumiskohad tehti. Aga mida kauem nad sellega venitavad, seda ebapopulaarsemaks muutuvad nende enda erakonnad ja seda populaarsemaks muutuvad uute valimiste korraldamine ja seda populaarsemaks muutuvad meie, nii et meil ei ole kiiret. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast räägivad Mart Helme ja mina olen Martin Helme ja võtame väikese retrospektiivi ette, vaatame 5 aasta tagust koroona aega. Siin meedia tegi terve rea selliseid lookesi ja lugusid, kõik mu meelest selge eesmärgiga panna kehtima tagantjärgi mingisugune ajalooversioon. Mina tahaksin siin paari asja meelde tuletada. Esimene asi on see, et 2020. aasta märtsis toimus siis erakorralise olukorra väljakuulutamine Eestis. See on esimene kord üldse kogu taasiseseisvumise jooksul, kui erakorraline olukord tehti. Ja see kestis 2 kuud, see kestis 17. maini või midagi taast, peaaegu täpselt 2 kuud. Ja see oli, ja kui nüüd tagantjärgi mõelda, et kas oleks pidanud või ei oleks pidanud, mis ma ikkagi tahan öelda on see, et ühiskond oli täiesti hüsteeriasse aetud. Ühiskond oli absoluutses surmahirmus, täiesti hullunud surmahirmus. Ma mäletan, kui me käisime, meil olid valitsuse erakorralised istumised olid alates veebruarikuust ja terve maailm oli sellises, absoluutses sellises afektiseisundis. Ja meile esitleti ju prognoose, mis olid pöörased. Kui me võtsime ette, et tuleb tundmatu haigus, me tuletame meelde neid videokaadreid Hispaaniast, kus kilomeetrite pikkused sõjaväekolonnid surnukirstudega, see kõik oli selline, inimesed päriselt kartsid ja ega me ei teadnud, mis tulemas on. Me päriselt ka ei teadnud, meile esitati prognoosi. Kui see on samasugune nagu MERS, tuletame meelde, keegi ilmselt enam ei mäleta, 2000-ndate alguses ka Aasiast pääses putku mingisugune haigus nimega MERS, 30% inimesi, kes MERSi haigestusid, surid. See oli ka kopsuhaigus, 3/3 suri. Ja vaadates neid nakatumise igasuguseid tabeleid, trende, numbreid, kui see stsenaarium oleks Eestis kehtestatud, 10 000 inimesed oleks surnud. 10 000 inimesed, see oli meile lauale pandud prognoos. Ja sellises olukorras nõuti meilt, meie enda Riigikogu fraktsioon nõudis, teiste erakondade fraktsioonid nõudsid, meie enda liikmed nõudsid, ajakirjandus nõudis, kõik arvamusliidrid nõudsid, te peate midagi tegema. Tegime piirangud, aga nüüd on vaja oluline meelde tuletada. Erakorralises olukorras olid pandud kinni terve hulk asutusi, minu meelest me koolid saatsime koduõppele, ööklubid pandi kinni, baarid, niisugused asjad pandi kinni, aga poed jäid lahti, tänavad jäid lahti ja ei olnud maski kohustust. Tuletame meelde, meie ei kehtestanud maski kandmiskohustust, vaid see oli rangelt soovituslik ja meie ajal loomulikult ei olnud süstimiskohustust. See kõik
tuli Kaja Kallase ajal. See kõik juhtus aasta hiljem, sest tuletame meelde, eks ole, see esimene laine kevadel oli ära, siis tuli suvi, siis olid kõik, see nakatumine kadus ära, inimesed hingasid kergendatud, elasid normaalselt ja siis sügisel hakkasid uuesti numbrid kerima ja jälle väga tõsine surve oli ja seda survet tuli meil valitsuse seest eelkõige Tanel Kiigelt. Me peame kohe kõik kinni panema, me peame kohe tegutsema. Kelle suuvoodriks ja seljataguseks oli Jüri Ratas. Just, ja teine, kes avaldas seda survet, kes oli puhtalt, ütleme sellises nii-öelda populistlikus võtmes seda tegi, et rahvas nõuab, et me peame tegema sulgemisi ja asju oli Reinsalu, kes oli välisminister tollal ja meile oli juba sügisel selge. Olime teinud analüüsi, olime teinud kokkuvõtted kevadisest lainest nii Eestis kui mujal, et see suremuse protsent oli väga väike. Jah, haiglad läksid täis, jah, väga paljud põdesid raskelt, jah, see oli keeruline asi, aga suremuse protsent oli väike. Ja meie ei tahtnud sügisel enam selliseid sulgemisi tegema, me venitsime, tegime viilukaupa, tegime siin ja seal ja siis jaanuaris valitsus kukkus. Siis tuli Kaja Kallas, kes tema esimene selline plaan oli, et me ei tee midagi, et küll kõik ise laabub, aga jälle tuletame meelde, ühiskondlik surve oli väga suur ja siis ta võttis vastu Kaja Kallase ja ütleme siis Ratase ehk Keskerakonna ja Reformierakonna valitsus ju võtsid vastu NETS-i seaduse muudatused, võtsid vastu HOS ehk hädaolukorra seaduse muudatused ja siis neil enam ei olnud vaja erakorralist olukorda teha ja siis nad kehtestasid lihtsalt valitsuse otsusega ja kehtestasid sundsüstimise, koroonapassid, maski kohustuse ja vot siis hakati teleskoopnuiade ja koertega seda nii-öelda koroonarežiimi kehtestama. Mitte esimese eriolukorra ajal, siis kui meie olime valitsuses, vaid siis kui Kaja Kallas tuli. Ja seda inimesed kipud ära unustama, sõimavad mind ja sind ja keda kõiki meid veel, et ise olite ka osaliselt, meie ei teinud neid asju. Ja siin häbiväärne on muidugi see, kuidas nüüd on ajakirjandus võtnud ju sellise, selge jälle Stratcom on andnud jutupunktid ja jutupunktid on niisugused, rääkidagi ainult sellest, kuidas kehtestati erakorraline olukord ja mitte rääkida sundsüstimisest, mitte rääkida inimeste vallandamisest, kes keeldusid sundsüstimisest, mitte rääkida meeleavalduste mahasurumisest koerte ja nuiadega, mitte rääkida ettevõtjate ahistamisest, mitte rääkida sellest, kuidas politsei täiesti seaduse vastaselt jõudu kasutas ühes, teises ja kolmandas kohas. Et seda ei ole olnud. Aga mis on olnud erakorraline olukord. Eriolukord. Või eriolukord, üks kama. Tegelikult ei ole üks kama. Tegelikult ei ole need eri asjad, jah. Ja põhisüüdlased oleme meie sinuga. Ja ausalt öeldes häbiväärne on, kui on Postimehes artikkel, kus Riina Solman räägib sellest, kuidas... Kellega me koos valitsuses istusime. Kuidas meie tahtsime traataedu püstitama hakata. Kus kohast sa võtad mingi sellise juttu, Riina? Tegelikult traataiad pani püsti Kaja Kallase valitsus ja siseminister Jaani ehk Reformierakonda värvatud miilitskukeke, kes tegi kõike, mis tal kästi ja hea meelega tegi. Ehk siis traataiad pandi püsti küll, aga see oli Kaja Kallase valitsuse ajal, kui pandi traataiad püsti ja pandi püsti koerad ja teleskoopnuiad. Meie ei pannud mingeid traataidu mitte kusagile mitte kunagi. Selle jutu vestmine on alatu laim. Nüüd selle ma võin küll rahulikult ära öelda ja see meil oli ju neljapäeval Riigikogus meie eelnõu, millega me soovisime moodustada, see hääletati loomulikult maha, soovisime moodustada erikomisjoni, mis uuriks koroonavaktsiinide või COVID-vaktsiinide ohutust ja kasutust ja teeks selgeks sellega seotud kahjud ja tegelikult otsiks ka vastutajad. Et siin tuleb ka jälle öelda, meie kukkusime valitsusest välja ennem, kui Eestis vaktsineerimiseks läks. Eestis vaktsineerimine, esimesed mingisugused vaktsiinid saadi, ma ei tea, kas meditsiinisüsteemis vist detsembris hakati esimesi vaktsiine. Need oli näppu otsaga ja seal nii-öelda eri juhtudel neid siis sai, aga põhimõtteliselt läks vaktsineerimine lahti uuel aastal Kaja Kallase ajal. Ja meie ajal alles me arutasime seda, millist võiks ja peaks ostma ja kui suure varudega ja nii edasi, seda me arutasime, kusjuures meie olime vastu sellele, et liiga palju osta ja me olime vastu sellele, igal juhul kogu ütlesime, et see peab olema vabatahtlik ja nii edasi, aga see kõik jäi valitsuse sisse, seda keegi ei näinud ega kuulnud. Pärast avaldati ainult artikleid sellest, kuidas
rahandusminister Helme blokeeris vaktsiinide ostmist. Ei blokeerinud, vaid ütlesin, et ei tohi nii palju raha sinna alla panna ja me ei tohi osta kõiki vaktsiine, mida meile pakutakse, vaid valime mõne välja ja siis vaatame. Aga mul ei ole mingit probleemi tunnistada, et ka meie reageerisime ju esimese laine ajal üle. Loomulikult reageerisime üle tagantjärgi tarkusega, aga sel hetkel meil seda tarkust ei olnud. See tarkus tulis meile alles sügisel. Ühiskond nõudis meilt, et me peame midagi ranget tegema, sest meil on kõigil ees see ajakirjanduslik paanika õhutamine, mis oli, kui meil näidati kaadreid välismaalt ja näidati need iga päev raporteeriti mingid nakatumisarve, mitte surmade arve, vaid nakatumisarve. Ja see kõik lõi sellise fooni, et kui te nüüd kohe midagi ei tee, siis te olete valitsusele läbi kukkunud. Kõik, kes ära surevad Eestis, ükskõik mis kell, ükskõik mis põhjusesse, on teie hinge peal, et sellises olukorras ei olnud nagu väga midagi muud teha, kui tuli neid samme astuda, aga saime aru, juba mais saime aru, et need reeglid ei ole vajalikud. Septembris, oktoobris, novembris ka saime aru ja pidurdasime neid, me koole rohkem ju kinni ei pannud. No see kõik oli nii alatu, mäletame ikka seda, kuidas oli, et ära mine oma vanaema vaatama, kui sa ei taha teda ära tappa, umbes niisugused reklaamid olid ja pane õlg alla. Mismoodi näidati eranditult igal õhtul, ma spetsiaalselt jälgisin, kui see vaktsineerimise hullus käima läks, eranditult igal õhtul näidati aktuaalses kaameras seda, kuidas inimesi süstitakse. See pidi siis inimesele loomulikult mõjuma alateadlikult niimoodi, et näed, kõiki süstitakse, kõik on nõus sellega, kõikide elusid päästetakse sellega. Kuidas ma siis nüüd ei lähe? Ei, need jutud olid ikka jõledad ja küll see, et sa tapad oma vanaema ära, küll see, et sa oled nii-öelda teaduse eitaja ja meie arstide, kuidas need jutud olid, kui me leidsime, et arstid peaksid selgemalt välja astuma selle süstimise vastu, et siis me oleme vaename arste. Ausalt öeldes mina ütleksin niimoodi, et see usalduse lõhkumine, mis toimus koroona ajal arstide poolt, kui nad ei astunud välja oma nii-öelda patsientide kaitseks, kellele ei olnud vaja teha neid süste, kellele ei olnud mingisugust riski, aga kes läksid selle paanikaga kaasa, sest et kuidas ma siis oma kolleegidele pärast nii-öelda mundri au ja kes läksid sellega kaasa, sellepärast et neile oli tehtud finantsiliselt see kasulikuks. Et sellest usalduse rikkumisest minu meelest, mina ei ole siiamaani üle saanud näiteks. Usalduse rikkumine vaktsiinide vastu üldse, sest et me ei räägi ju sellest, et mingisugune, ma ei tea, lastehalvatuse vastane või teetanuse vastane vaktsiin, et seda ei tohiks teha. Me ei räägi sellest, me räägime konkreetselt nendest vaktsiinidest, mis olid seotud COVIDiga ja absoluutne enamus nendest, kes vaktsiinide vastu sõdisid just nimelt nende vaktsiinide vastu. Ja tunnistame jällegi, algul kui me valitsuses veel olime ja tuli jutuks sellest, et on vaja vaktsiine tellida, me usaldasime neid vaktsiine, sest me usaldasime ka neid vanu vaktsiine. Ma lapsena sain ju ka lasteaias juba igasuguste mumpside ja ma ei tea, mis vastaseid vaktsiine. Aga me ju tookord ei teadnud, et need on katsetamata vaktsiinid, et sisuliselt on tegemist kogu inimkonda laias laastus kogu inimkonda hõlmava inimkatsetusega nende samade vaktsiinide osalusel. Et võt see on välja tulnud tagantjärele. Kusjuures tagantjärgi on ka välja tulnud see, et mina küsisin korduvalt nii nendelt erinevatelt teadusnõukoja inimestelt kui Tanel Kiigelt, kui kelt, et mille põhjal te saate väita siin sirge näoga, et need on tõhusad ja ohutud. Et tõhusust me ju näeme, et ei ole. Et kui päris vaktsiin töötaks, siis ta töötaks niimoodi, et ta hoiab ära sinu enda haigestumise ehk nakatumise ja ta hoiab ära, et sina teisi nakatad. Nii nakatumise kui nakatamise hoiab vaktsiin ära. Väga kõrge protsendiga, 90 midagi protsenti. Algul ju meile räägitigi. 97% efektiivne, no ja küll 93% efektiivne. Siis tuli välja, et muffigi, mingit efektiivsust ei ole, said süsti või ei saanud, täpselt sama palju nakatusid ikka. Hiljem on tulnud välja statistika, no ja seda me oleme alles saanud tagant järgi andmeid võrreldes, et tegelikult need, keda vaktsineeriti, nendel oli nakatumise oht oli suurem. Nad nakatusid kergemini kui need, kes ei teinud vaktsiini. Neil olid juba vastavad kehad sisse süstitud. See tuli varem välja, tähendab, see tuli hiljem välja, aga alguses meile öeldi 97% efektiivsus. Ja millel see põhineb? Põhineb siis Pfizeri ja Moderna ja AstraZeneca katsetustel, esimestel katsetustel. Täna tagantjärgi me teame tänu sellele, et on kätte saadud siis andmeid, kohtulikult välja nõutud ja mida kõike veel, need andmed olid võltsitud. Pfizer ja Moderna võltsisid neid andmeid, nad ise teadsid,
et see tõhusus on oluliselt madalam, nad ise teadsid, et nüüd see on oluline, et nad ei ole ohutud. Et see, et nad tekitavad südamehaigusi, see, et nad tekitavad kiirvähki, see, et nad tekitavad seal veretrombe, nad teadsid seda. Ja nad varjasid seda, nad esitasid valeandmeid Ameerika siis tervishoiuagentuurile, nad esitasid valeandmeid Euroopa tervishoiuametile ja mina ükskord küsisin Tanel Kiigelt, et kus sa võtad selle, et nad on ohutud, et millel see põhineb, meil ei ole ju andmeid. Ei kuule, kui Euroopa tervishoiuamet on nad lubanud turule, siis järelikult see ongi meile piisab sellest, et see ongi kinnitus, et nad on ohutud ja see ongi kinnitus, et nad on tõhusad. Et selline oli see hoiak tol korral ja meil ei olnud andmeid, millega üldse öelda, et kas nad on ohutud või ei ole ohutud, aga tagantjärgi tunnistame. Et ütleme, mina küll ei tunne, et mul oleks mingitki vastutust või süüd sellel vaktsiini asjal, see on kõik järgmine valitsus. Küll aga ma võin... Aga sellepärast see maha vaikitaksegi. Sellepärast ongi vaja jätta mulje, nagu kogu selle koroona jama peasüüdlased oleksime meie. Ja ausalt öeldes ma olen tige ka Taimar Peterkopi peale, kes ka on andnud siin kuskil ajakirjanduses pika selgituse. Ja kes ka ütleb, et mäletame ju kõik, missugune valitsus tookord oli ja missugune oli EKRE retoorika ja me kõik kartsime nende diktatuuri ihalust. Kulla sõber, kus sa seda kõike võtad? Ega istus riigisekretärina Kaja Kallase valitsuses ja kehtestas diktatuuri. Täpselt. Sina olid Peterkop see, kes kehtestas Kaja Kallasega koos diktatuuri, kui meil tulid sundvaktsineerimine ja koroonapassid. Aga ikka tehakse veel nägu. Minu meelest küll mitte väga usutavalt, et kuidagi meie olime süüdi selles. Ja selle peale ma ütlen muidugi, et ega mul kahju ei ole, Taimar, et sind lahti lasti sealt, ehkki loomulikult see, kuidas seda tehti ja kes sinna asemel upitati, on vihma käest räästal, aga kahju mul ei ole, sest et niisugust juttu ajada, see on lihtsalt alatu. See on lihtsalt alatu, sa istusid kõikidel nendel koosolekutel, sa teadsid täpselt, kes mida ütles, missugused olid argumendid, missugused olid vastuargumendid. Need ei olnud lihtsad otsused, need ei olnud lihtsad arutelud, me ei teadnud midagi, meil oli informatsiooni väga vähe ja tulla tagant järele meid laimama. Ausalt öeldes see on ikka alatus. Ei, täpselt see, kes ta kogu aeg oli. Aga ma ütlen ühe asja veel selle teema lõpetuseks. Mina ei vaena arste. Kuigi ma näen, et minu vanadest pillimehe sõpradest mitmed on läinud ja minu arvates on läinud teise ilma. Just nimelt sellepärast, et nad ka läksid entusiastlikult kaasa selle süstimiskampaaniaga. Olid minust nooremad ja sugugi mitte haiged inimesed. Ja ühtäkki saan teate, seda meest ei ole enam. Ühtäkki saan teate, see mees äkitselt suri. Ma ei oska muud seost leida kui seost vaktsineerimisega. Aga minul oli üks arst, ma ei ütle, kes ta oli, muidu satub jälle vaenamise alla, kes ütles mulle, et ära süsti. Need on uued vaktsiinid, me ei tea, mis on nende mõju, ootame. Tema suur soovitus oli, ma tegingi nii, nagu ta soovitas. Ma ei vaena arste. Arste oli erinevaid. Vahetame teemat, meil on vaja välispoliitikast ka natuke rääkida või välis- ja julgeolekupoliitikast, me seda pisut puudutasime juba eelmisel korral, et siis kui tuli siin Euroopa Liidu kiire koosolekus otsustati, et nüüd nad hakkavad riigi, rahuprojekt nimetati ümber sõjaprojektiks ja selle asemel, et edendada regionaalpoliitikat kohesioonifondidega või ühtekuuluvusfondidega ja selle asemel, et põllumajandust teha, siis taotakse kõik adrad, taotakse meil nüüd relvadeks ja loomulikult on see kõik pakasuha, millel on ainult kaks eesmärki, üks eesmärk on võtta ära meilt raha ja anda see siis eelmise kampaania käigus anti see siis meditsiinibusinessile, nii-öelda vaktsiinitootjatele ja nüüd on siis järgmine sektor välja valitud, kellele antakse meie raha ja see on sõjatööstus. Rheinmetall, see, kes toodab siis neid samaseid Leopard tanke ja mida kõike veel ja ka kahureid loomulikult ja rakette ja keda mitte kõike veel. Rheinmetalli aktsia on püstloodis üles läinud viimased paar nädalat. Püstloodis. Ja nii nagu läks püstloodis üles Moderna ja Pfizer. Aga kukub ka sellepärast, et ega nad ei saa ju sellega hakkama. Ei kuule, 2 korda saab raha teenida. Kõigepealt siis, kui sa ostad ennem tõusu aktsiaid ja teiseks siis, kui sa shortid languse eelaktsiaid, siis sa teenid ka languse pealt selle raha välja. Ega siis inimesed, kes oskavad seda, siis teavad ju täpselt, sa pead lihtsalt teadma, millal tõusma hakkab ja millal langema hakkab aktsia. 2 korda on võimalik aktsia pealt raha teenida. Ja küllap, me teame, Ursula von der Leyeni elukaaslane teenis nende meditsiini
aktsiate pealt ikkagi jõhkralt raha. Aga mõõtkava mõttes on vaja öelda, räägitakse meile 800 miljardist, mis nüüd suunatakse relvatööstusesse. 800 miljardit mitme aasta peale, siin erinevaid ajaraame, 3 aastat, 5 aastat, 8 aastat, ma ei tea, mis need tegelikult, ma ei usu, et see on veel päriselt lõplikult paika pandud, need on kõik euro jutupunktid, nii nagu meile räägiti, kuidas koroona taastefond, sinna pandi mingisugused tohutud miljardid hakkama, tegelikult suurem osa sellest rahast seisab siiamaani kasutult. Ja nüüd osaliselt seda koroona raha ju tõstetaksegi ümber teise kohta. Aga mis asi on 800 miljardit? Ameerika Ühendriikide kaitsekulutused, ma siin eelmises saates või millalgi ütlesin, on umbes 500 miljardit, tegelikult on 750 miljardit. Ehk sama suurusjärk ühel aastal, mida Euroopa Liit siis plaanib pika ajaperioodi peale kulutada. Ja loomulikult on see 800 miljardit silmamoondus, suur osa sellest rahast on liikmesriikide enda raha, mille Euroopa Liit võtab meilt ära ja hakkab meie eest kulutama, aitäh. Mina ei ole sellega mitte mingil juhul nõus, sellega ei tohi nõus olla, et teine osa sellest rahast, 150 miljardit on siis laenatud, komisjon laenab raha, aga liikmesriigid maksavad tagasi. Nii et ma ei ole sellega ka absoluutselt nõus. Ja mismoodi seda kasutada? Loomulikult läheb see Saksa, Prantsusmaa, võib-olla mingi Hispaania või Itaalia relvatööstusfirmadele, väiksemad pudinad siin võib-olla Poolas või kuskil saavad ka veel midagi. Ja meie ei saa mitte muhvigi. Meie ei saa mitte midagi. Meie peame ikka oma eelarvest, oma augud täitma. Aga nüüd on tulnud lisauudis. Isegi kui saab, siis saab mingi erafirma, see Milrem või ma ei tea, Milrem müüdi mingitele araablastele maha, aga mingisugune erafirma, mis siin tehakse. See kuhu Alar Laneman läks ja see kuhu Peterkop läheb ja see kuhu lähevad kõik need Herem läks ja need firmad saavad selle raha ja loomulikult. Aga mitte Eesti maksumaksja, mitte Eesti riik. Ja, ei, nemad teevad ikka siin modelleerivad ja mudeldavad ja teevad IT-d ja AI-d. Et nüüd on siis eelseisval ülemkogul, vist see nädalavahetuse nüüd, seal esitleb siis Kaja Kallas oma selle kaitsepoliitika valget raamatut. Meenutame seda, kuidas ta koroona ajal meil ka igasuguseid valgusfoore esitles Riigikogus ja mingisuguseid muid, ma ei tea, tähtsaid palgeid ja muid pabereid, mille efekt ja mille sisu ja mõte olid olematud. Ainus mõte oli see, et näidata, et ma ka midagi teen, et ma ka kuidagi milleski osalen, et ma ka aitan inimestel mingitest kriisidest välja tulla. See valge raamat ongi valge raamat, sest ta on nii sisutühi. Ma võin mürki võtta selle peale. See on nii sisutühi, kui üldse olla saab, sest et sellest kontorist, mida juhib Kaja Kallas, ei saa kunagi midagi sisukat tulla. Ja paber oleks rohkem väärt, kui ta jääkski valgeks, siis saaks teda teiseks asjaks millalgi trükimasinas kasutada. Aga veel üks asi, mis tuli välja sealt on siis nüüd see, et eurooplased on otsustanud, jälle kokkuleppin meie selja taga, et igal aastal hakkab Euroopa Liit andma 40 miljardit eurot Ukrainale. Ausalt öeldes mina ei tea, kellele see meeldib või kuidas, aga Eesti on, siin on oleneb millist mõõdikut kasutada, aga põhimõtteliselt Eesti on Euroopas ja terves maailmas, kaasa arvatud, kui me paneme tabelisse Kanadad või Ameerika Ühendriigid või mõned muud riigid veel. Eesti on kõige suurem Ukrainale raha andja riik olnud. Kõik teised riigid on vähem andnud, Taani on meiega võrdselt palju umbes andnud, et me räägime siin nüüd mõõdikust, mis on siis per capita või SKP peale ära jaotatud, kui sa SKP protsenti võtad. Et loomulikult Ameerika Ühendriikide absoluutsumma on meist mõõtmatult suurem, Saksamaa absoluutsumma on meist mõõtmatult suurem, aga kui me võtame meie majanduse suurust, kui me võtame meie elanike arvu, siis meie ühe elaniku kohta on toetused Ukrainale olnud suuremad kui ükskõik millisel teisel riigil ja Taaniga siis enam-vähem sama suur. Nii et meie oleme kõige lahkem riik maailmas ja sellel on oma hind olnud, ärme nüüd nagu arva, et see hea enesetunne, see soe, mõnus, pehme, valguv, kehas laiali valguv mõnnatunne, mida osad inimesed tunnevad, kui nad ütlevad, et meie oleme Ukraina toetajad ikkagi. Sellel on hind. Väikekoolid pandakse kinni. Automaks on tõulnud. Julgeolekumaks ehk tulumaksutõus, käibemaksutõus, ettevõtte tulumaksutõus eraldi on tulnud, aktsiisitõusud on eraldi tulnud, maamaksutõus on eraldi tulnud. See on kõik olnud osa sellest, et me saaksime ennast maru mõnusalt tunda, et me oleme Ukraina maailma suurimad Ukraina. Ja ära on võetud ju.
lastetoetused ja muud asjad, mis on ära võetud. Just, ja et 4-realisi teid me ei ehita. Ma toon siin ühe kõrvale põike ühe näite. Üks tuttav läheb Usbekistani ja uuris natuke, mis seal on ja kuna tal põhimõtteliselt on asjaajamised seal Taškendis, mis on Usbekistani pealinn, kui keegi ei tea, noorem põlvkond võib-olla ei tea, aga tahaks Samarkandi minna. Ja Samarkandis on, ma omal ajal olen käinud 70. aastatel, no siis ta oli suhteliselt räämas, on see Registan, nagu seda nimetatakse, see on niisugune paleekompleks, seal on siis need omaaegsed moslemi medresseed ehk õppeasutused ja mošeed ja mis nad seal kõik on, selline ilus kompleks, väga ilus kompleks. See on loomulikult prillikiviks korda tehtud ja käib Taškendi ja Samarkandi vahet kiirrong. Me oleme kinni pannud siin oma raudteeühenduse Haapsaluga, oleme kinni pannud raudteeühenduse Pärnuga, ehitame juba 10. või rohkemat aastat Rail Balticut, mitte millegagi hakkama ei saa. 4-realisi teid ei saa hakkama, aga riik, mis oli Nõukogude Liidu lagunemisel, punane latern majandusnäitajate kõige poolt. Keskaegne riik. Keskaegne riik, feodaalriik sõna otses mõttes, on täiesti teisele tasemele hüpanud. Aga meie oleme nagu kanatakus. Ja kes selle korraldud kõik on? Ikka tark Reformierakond. Valged jõud, keda on püsti hoidnud ja võimul hoidnud süvariik. Nii et selles mõttes nii ta on. Et, aga välispoliitikast, julgeolekupoliitikast kindlasti Euroopa Liidus räägime veel, aga mida ma arvan, et me näeme siit ülemkogult on see, et mingit ühtsust tegelikult ei ole. Ilus jutt on ja see ilus jutt varjutab seda, et mitte ainult Ungari, kõik aetakse Ungari kaela, aga tegelikult ei taha ei itaallased, prantslased, hispaanlased, belglased, hollandlased, keegi ei taha siin oma nahka turule viia, oma raha ära anda. Ega Holland muide teatas, Hollandi valitsus teatas, nemad Euroopa taasrelvastusprogrammis ei osale. Oleks meil mõistust või mõistusega valitsus, siis me ka ei osaleks, vaid paneks selle raha ise sinna, kuhu meil on vaja ja palju odavamalt saaks, palju kiiremini, palju rohkem kätte. Aga ei. Aga asjadel on ajalugu. Ma tuletasin seda meelde Euroopa Liidu asjade komisjonis, et kui ma käisin aastal 1995, see on 30 aastat tagasi, käisin Brüsselis, ma olin saadik Moskvas sel ajal ja välisministeerium nõudis, et ma pean, kuna meil on väga selge kurss Euroopa Liiduga ühinemisele, pean ennast kurssi viima Euroopa Liidu asjadega, siis anti mulle komandeering Brüsselisse ja käisin läbi praktiliselt kõik komisjonid, need Euroopa Liidu allkomisjonid, komisjoni allkomisjonid, ütleme niimoodi. Direktoraadid, jah. Ja seal ühes oli juttu ka sellest, et Euroopa peaks ajama oma iseseisvat kaitsepoliitikat paralleelselt NATO-ga, et mine tea, mis tulevik on, põhimõtteliselt räägiti plaan B-st. Ja selle selgroog on VEU ehk Western European Union inglise keeles. Ja sain kokku selle VEU tegelastega seal ja need kõik rääkisid, mida peaks tegema ja mida saaks teha ja mida ei saaks teha ja tore, väga tore ja huvitav oli. 30 aastat on mööda läinud. Mitte midagi ei ole juhtunud ja nüüd äkitselt leiti, et nüüd paneme rahad peale, hakkame tegutsema. See on kõik korruptiivne varastamise projekt, mille üks eesmärk on loomulikult võimu kaaperdamine Euroopa Komisjoni kätte, liikmesriikidelt ära võtta ka kaitse, võime arendamine ja iseseisev kaitsepoliitiliste otsuste langetamine. Ja teine on loomulikult tohutute rahade suunamine omadele jopedele. No mina töötasin ka 90. teises pooles välisministeeriumis poliitika planeerimise osakonnas, mis oli siis see osakond, mis tegi analüüse ja nii-öelda prognoose ja tegin, ma arvan, et see oli 98. aastal, ma kirjutasin päris põhjaliku pika memo Euroopa Liidu ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast, mida siis nimetati CFSP-ks ehk siis Common Foreign and Security Policy. Ja siis see oli sama, tol ajal oli see ka siis selline suur fanfaari helidega oli Saint Malo tippkohtumine, prantslased ja inglased otsustasid ühist relvatööstust arendama hakata ja kui silmad kinni paneks ja keeraks aega tagasi 97-8 aasta, jutud on täpselt samad. Ei tulemust ei ole, töötati välja mingi Eurofighter, mida mitte keegi ei taha, sest see on nii vilets lennuk. Kallis ka kusjuures. Aga kui su eesmärk ei ole mitte teha korralikku sõjaristapuud, vaid su eesmärk on raha saada ja raha kantida ja niimoodi, et sakslased maksavad ja prantslased saavad ja vahepeal keegi on veel näppupidi sees ja komisjon saab selle kõige juures otsustusõiguse enda juurde. Siis korralikku lennukit ei pea tegema.
lihtsalt palju peab rääkima sellest lennukist ja palju peab raha sinna alla panema ja ühiseid uurimisprojekte tegema ja sinna kogu selle raha kulutamise sisse mahub loomulikult ära ka veel süvariigi variüritused ja raha kantimised, et noh, see on kogu see bütsantslik süsteem on niimoodi üles ehitatud. Noh, minu soovitus küll Eesti valitsusele ja noh, asi, mida me kindlasti ise valitsusse saades rangelt järgima hakkama on see, et kauge kaarega tuleb eemal hoida Euroopa ühisest julgeoleku ja välispoliitikast. Kauge kaarega tuleb eemal hoida ühistest relvahangetest ja ühistest mingisugustest arendustest. See on, noh, ütleme niimoodi, et väikselt Peetrilt tehakse jälle kotikene tühjaks. Noh, see on nii selge ja nii ette nähtav ja nii karjub näkku, et noh, meil tõmmatakse jälle müts pähe ja püksid maha, noh. No kui me ikka vaatame seda sõjatrummi tagumist ja kogu seda Euroopa kaitsevõime arendamist, siis no mina ajaloolasena ütlen küll, et ajalugu kipub korduma natukene teises vormis kui siiani, sest et noh, nüüd ei ole ainult Saksamaa, nüüd on Euroopa Liit, aga Euroopa Liit on suuresti Saksamaa ajaloos. Sakslased on meid alati paljaks riisunud, sõtta lükanud ja siis venelastele maha müünud. Või maha jätnud. Esimeses maailmasõjas oli nii, nad röövisid ju Eesti paljaks, kõik viidi ära, heinad viidi ära, hobused viidi ära, lehmad viidi ära, või viidi ära, kõik viidi ära, kuhu vähegi küüned taha jäid. Relvi meile ei jäetud, kahuritel, mida ei suudetud ära viia, võeti lukud ära ja visati Narva jõkke, et lollakad eestlased ei saaks tiblade vastu neid kasutada. Ja teises maailmasõjas oli täpselt samu. Mul isa ütles, et laod lasti õhku. Sakslased läksid minema, jätsid Eesti piirikaitse rügemendid neile ette teatamata, rinnet hoidma. Aga laod lasti õhku, laskemoon, kõik lasti õhku, et ei jääks venelastele. Aga tegelikult oleks pidanud vähemalt piirikaitse rügementidele andma mingisuguse laskemoona varustuse ja kõige muu varu. Ei, see lasti lihtsalt õhku, mindi minema ja kõik, mida vähegi kaasa sai võtta, võeti ka veel kaasa. Inimesed kaasa arvatud. Noh, see sõrvesääre tühjaks vedamine on ju eriti jõhker küüditamise näide. Aga ka varasem ajalugu, ega siis no orduriik, mis moodi käitus. Aga ka Põhjasõda, kes meid venelastele maha müüsid? Sakslased, siinsed sakslased. Põhjasõda täpselt samamoodi, ordu, noh, ärples, mis ta ärples, lõpuks põhimõtteliselt Liivisõda. Liivisõda. Lõpuks põhimõtteliselt ikkagi müüdi meid maha. Nii et no selles mõttes sakslastega on asi lihtne. Loodeti ju, nii nagu nüüd loodetakse Saksamaa ja NATO peale, siis loodeti ju Saksa ordu peale. Aga Saksa ordu ütles, et ei, meie sinna ei tule, meil on siin endal muid probleeme. Ja Liivi ordu jäi üksinda ja lõppude lõpuks antigi ära. Aga meie välispoliitiline peakurss valitsuserakondadelt on väga lihtne. Sõimata tuleb Trumpi, Vance'i, Rubiot, mõnitada, alandada ja naeruvääristada ameeriklasi, samaaegselt pöörase sellise vaenuliku retoorikaga endale kaela tõmmata võimaliku konflikti Venemaaga ja kõik lootus panna Ursula peale. No minu meelest on see suitsidaalne. Noh, kui teenitakse muidugi Bilderberge või ma ei tea kedagi teist trilateraale, siis on see arusaadav, aga kui tahetaks teenida Eesti riiki ja Eesti rahvast, siis tuleks käituda täpselt vastupidi. Aeg sai otsa, täname kõiki kuulamast, kuulake meid jälle nädala pärast, soovime ilusat kevade jätku. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.